Minu nimi on Henri Holtsmeier. Ma olen üks noorte kliimaliikumise koordinaatoreid. Fridays for Future Eestiga me seisame selle eest, et meil oleks elukeskkond, kus elada, meie lastel oleks elukeskkond, kus elada, et me globaalsete kliimamuutustega ei läheks üle kriitilise piiri, et me suudaks üleilmselt piisavalt koostööd teha, et jääda alla 1,5 kraadi globaalse kuumenemise. Eestis meie siht on saavutada kliimaneutraalne Eesti aastast 2035. Me näeme, et see on pea ainuke valik, et kindlustada tulevik meile endale ja meie lastele. Kui me vaatame kaasaegset teadust, siis me ei ole kuskil lähedalgi jäämaks alla 2 kraadi, jäämaks alla 1,5 kraadi. Tänase päeva parimate rahvusvaheliste otsustega me jõuame 4-kraadise kuumenemiseni, mis tähendab suurt osa planeedi viljakast maast kadumas, suurt osa populatsioonist lõunast liikumas põhja. Ühe ÜRO institutsiooni kohaselt me näeme juba 100 miljonit kliimapagulast järgmise 10 aasta jooksul üle planeedi. See on midagi, mille jaoks me ei ole valmis. Ja kui me veel paneme katlasse kütet, siis see saab veelgi hullem olema, veelgi suuremad muutused. Seega tegutseda tuleb just täna. Kui me vaatame kliimamuutusi Eestis, siis viis, kuidas me oma maad kasutame, kuidas me oma metsasid kasutame, kuidas me oma soid kasutame, muudame veeringet, kuivendame. Ka metsades, kui me kasutame teatud võtted, siis see maa kasutus võimendab kliimamuutusi väga märkimisväärselt. Üks väga oluline probleem, mis täna Euroopas on kliima seisukohalt ja metsade seisukohalt, Euroopa Liidu direktiivid näevad ette, et puidu põletamine kateldes on taastuvenergia ja sealt justkui süsihappegaasi ei tule, kasvuhoonegaasi ei tule, mis reaalsuses aga ei vasta üldse tõele. See oleks justkui nagu korstnast tuleb tossu, aga seda tossu me ei loe, sellepärast et tegu on meie taastuvenergiaga. Siis me oleme täna olukorras, kus Eestis raiutud palki metsa põletatakse tohutus kogustes Taanis, Hollandis, teistes Lääne-Euroopa riikides selle nimel, et taastuvenergia eesmärke täita. See tähendab, et meie metsasid täna võetakse maha tohutul kiirusel just sellepärast, et sealt kuskilt kaugemal saaks elada roheliselt. Aga on ilmselge, et kui sa paned seda biomassi ahju, siis see ei ole lahendus. On arvutusi, mis räägivad, kui me läheks biomassiga täita kogu inimene energiavajadust, peaks kogu maakera biomassi iga aasta maha võtma ja veel 6 korda sama palju, siis me saaks selle biomassi peal sõita. Oma energiavajadused rahuldatud. See ei ole lahendus. Fridays for Future, noorte kliimaaktivistide kogukond. Meie ringkonda kuuluvad noored kooliõpilased põhikoolist, keskkoolist, mõningad tudengid, aga samas ka mõningad täiesti lihtsad töötajad, kes oma igapäeva tegemiste kõrvalt näevad, et on oluline tulla ja seista looduskeskkonna eest. Kui me käime regulaarselt iga reede Tallinnas ja Tartus koos, Raekoja platsil Tallinnas, Toompeal, et näidata oma meelsust, juhtida kaasinimeste tähelepanu, et selle katastroofi lahendamisega peame me kõik koos tegelema. Meid on vanuses 7–87. Suures osas me oleme noored, kellel elu on täna veel ees. Paljudel noortel meist meil ei ole võimalust poliitikas hääletada. Aga demokraatlikus riigis meeleavaldus, demonstratsioon, isegi koolistreik, see on meie viis näidata, et meil ei ole okei selliste poliitiliste otsustega, mis täna tihti lühinägelikult tehakse. Me loeme uudiseid iga päev, on lihtsalt näha, et olukord ei ole okei ja ta ei ole minemas ilusama, soojama, turvalisema tuleviku poole. Meie ühine elukeskkond, meie loodus, meie planeet on ohus meie ühiste otsuste tulemusena. Seetõttu on ka meie ühine voli ja võimalus seda olukorda muuta. Igaüks on teretulnud, igaüht on vaja meie ühises võitluses rumaluse vastu. Seega
tulge kaasa, tehke häält ja kui me üheskoos näitame, et meil ei ole ükskõik, siis asjad võivad päriselt muutuda. Seda on enne nähtud, seda on nähtud Eesti Vabariigi alguses, Eesti Vabariigi taasiseseisvumise ajal. Seda on näha meie igapäevastes otsustes. Seega tulge kaasa, teeme elu paremaks, ilusamaks, ärme kokku, vaid elagem. Viimasel paari päeval me tuli kokku väga suur osa Eesti erinevatest kultuurikogukondadest. Minu jaoks paljud täiesti tundmatud, aga üllatusega väga ühise eesmärgiga, väga ühise sihiga, et see emamaa, see loodus, mis meie ümber on, et seda kaitsta eeskätt meie metsi, kaitsta, hoida, õppida ühiskonnana jälle hoidma oma metsa. Ja me olime väga ühel nõul, et metsapoliitika peab täna muutuma ja me teeme ühiselt tööd selle nimel, et see peaks muutuma. Mitte vägivallaga, aga armastusega. Meie üks suur ühine eesmärk on jõuestada ja toetada kohalikke kogukondi Eestimaal, igas külas, igas paigas, oma looduse kaitsmisel, oma koduaia kaitsmisel, et me saaks teada, et me ei ole üksi selles võitluses. Tänapäeva ühiskonnas on väga lihtne ära eksida sinna uudiste ja müravoogu, mis keegi arvas, mis üks tööstur arvas, mis üks metsakaitsja arvas, kuidas keegi arvab, et asjad peaksid olema ja siis tihti võib-olla tunda end jõuetuna. Kui meil on nagu võrgustik, aga kui meil on kogukond inimestest, kellega võimalik koos diskuteerida, ühisosa leida ja siis päriselt tegutseda, siis ma arvan, et see on üks väga-väga hea vasturohi sellele jõuetusele, mida tänasel päeval paljud loodust väärtustavad inimesed võivad kogeda.